ma olen mitu ööd lihtsalt valudel kannatanud. Emakavalud, põievalud. mul ei ole päevasid. aga lihtsalt nagu kõik sellel valutab. kes veel ei teadnud, siis papillomviirusega näiteks on siuke asi, et sellel on väga pikk peiteaeg. et põhimõtteliselt isegi kui sul see on, siis sa ei pruugi teada, et sul see on näiteks. et see on siuke suguhaigus, mis hästi aeglaselt levib. aga kui sul on endal nagu väga nõrk tervis anyway, siis liigub kiiremini. ja põhimõtteliselt mul on nagu mingi lotoõnn nende haigustega, et alati saame nagu just viimasel hetkel nagu teada, et sul on mingi siuke raske haigus. ma olen oma uut ravi ka alustanud, mis reaalselt ajab oksendama. iga hommik ma lihtsalt käin vetsuga istumas. see ei ole tore. Need valud ja krambid, emakad ei ole toredad. Remember in the movie Mean Girls when the coach was telling all the kids that sex kills? nagu see sõnavõttes mõttes teebki seda mulle, nagu ma ei saa aru, miks mul oli vaja üldse midagi teha. kui ma jäin rasedaks, ma sain vähi, kui ma sain suguhaiguse. ja siis mina küsitakse homme, et miks sa nii vallaline oled? või miks sul mingit head meest ei ole elus, et sul on mingit head meest ellu vaja. mingi, kes sinu eest hoolitseb ja kuulge, siiamaani kõik need mehed, kes on hoolitsenud, on mind haigeks teinud. nii et tõesti arvate, et mul on usaldus igasugu meeste vastu või? teiseks, mitte ükski normaalne mees, pigem on normaalne mees. ma ei tea, vähemalt ma ei ole kohanud ühtegi meest, kes tahaks olla naisega koos, kellel on mingi nii palju pagasid. nii et ärge hakake mulle peale käima sellega, et mul võiks keegi enda elus olla, kuna niikuinii lähevad mingi aeg kunagi ära jälle ja siis hakkab mind süüdistama, et mina olin liiga võimatu ja minuga oli liiga raske ja bitch, you are just too weak. kombel ma olen niimoodi päris palju tähelepanu saanud. huvitav, kas ma nii löön sinna. ma sain siis oma kaua oodatud raamatud lõpuks kätte. meil on nii hea meel, et sa meiega oled. sina loed mulle, mina loen sulle. ühesõnaga, see on see luulekogus, mis ma tellisin. ma kusjuures ei teadnudki, et ta uue raamatu välja lasi, kuniks mu sõbranna mainis seda ja siis ma olin nagu add to cart. ja siis Chanel
sest et see naine on ikooniline. pluss ma elasin Prantsusmaal, nii et mu vanemad suht üritasid mind nagu selle elu peale üle minna nagu ühesõnaga ma sain endale jälle lugemist. ja kuna praegu on see maski teema väga popp värk ja need kõik müüvad ja värki, siis ma sain Rahvaraamatust 4 euroga nagu you know, for my every mood ja iga outfitiga peab olema ka mingi sobilik mask, nii et kui mul on halb tuju, siis ma panen selle, kui ma olen rõõmus, siis ma panen selle. ma ei tea, I'm happy, I don't care. okei, andkem aus arvamus, sest et praegu ma ilmselgelt on nagu roosamanna, aga kas see on parem või see? Lähme teeme siis koroonatesti ära. Wish me luck. ma sain endale Get Well package'i, kus on väga palju küpsetamise asju, nii et apparently I'm gonna make muffins. kuna täna on sõbrapäev ja taustal mängib väga paljult armastuslaulud, siis on väga appropriate teha südamega muffineid. päris armas sõbrapäeva tegelikult ülesandele vaatamata. mul näiteks tuli ukse taha keegi, ma ei tea, ta lasi ukse kella. kui ma ukse lahti tegin, ei olnud seal kedagi, aga põrandal oli karp, sees oli 6 haslakuklit ja kiri. siis ma sain veel Aafrika šokolaadi. see on 63%, nii et see on double happiness. ignoreerige mu küüsi, need on väga katki läinud. ma ei tea, pean jälle kunstküüned peale panema vist. kunagi ei jaksa. igatahes mu koroonatest oli negatiivne, mis oli ka päris hea sõbrapäevakink. nüüd tuleb lihtsalt hoop üle. Wish me luck, guys. okei, ma sain täna ühe paki ja ma teemasin ära, et äkki see on valele inimene tulnud selle. ma ikkagi, see pakk tuli ikkagi mulle. ma sain toidulisandeid, kusjuures mul on väga vaja magneesiumit ja C-vitamiini, nii et ütleks nii, et see võis päris täppi minna, nii et thank you. operatsioon on ületatud, läbitud.
mind lasti koju. Ilmselt sest, et voodikohtasid oli vaja. Something, whatever. Kogu see protseduur tehti nagu kohaliku võimestusega. Ehk siis ma olin ärkvel terve see protseduur. And holy shit. Isegi oma päevad ei ole nii valusad kui see fucking monstrum, mis mulle tehti. Põhimõtteliselt skalpelli ja laseriga lõigati mul lemakast kõvelde. And I felt everything. Vaatamata sellele, et nad pani mulle toimestuse peale. Tundub, et see toimestus hakkas nagu siin mõjuma, sest et nagu siuke, ma olin korralik pilves nagu. Siin see kõrvetas, see oli nagu nii põhimõtteliselt, kui see ütleb